täna me hakkame külvama maitsetaimede seemneid külvikasti hajuskülviga. Külvikast on ette valmistatud, substraadiga täidetud ja kontrollitud, et nurgad servad ja tasapind oleks ühtlane. Võime alustada külvamisega. Külvame siis maitsetaimedest basiiliku seemneid ja maitsetaimede puhul võime arvestada, et maitsetaimed üldjuhul on valgusidanejad ehk nad ei vaja paksu kattematerjali või võib jätta täiesti katmata. Kõigepealt avame pakendi, võtame seemned välja. Külvikasti tehakse hajuskülvi ehk seemned jaotatakse siis ühtlaselt kogu külvipinna peale laiali. Kõigepealt vaatame, palju pakendis seemneid on, et me teaksime ühtlaselt jagama hakata ja külvata võib siis otse ka pakendist, kui seemnete kvaliteet on kontrollitud, vaadatud, palju neid on ja võib alustada külvamist otse pakist. Võib teha ka külviku või kasutada käsikülvikut, kuid hajuskülvi puhul võib võtta ka külvamiseks aluseks näiteks taldriku ja panna seemned alustaldriku peale, et näha visuaalselt, kui palju seemneid pakis on, kui seda ei ole võimalik pakist tuvastada. Nii. Jaotada seemned laiali ja külvata ka näiteks alustaldriku pealt. Kas siis taldriku pealt otse, see natuke ei ole kõige parem, või siis näppude vahelt ühtlaselt ära jaotada. Oluline on, et seemned ei satuks tihedalt ühte kohta, vaid oleks ühtlaselt kogu kasti pinna peale ära jaotatud. Siis neil on ruumi kasvada ja areneda. Sest tiheda külvi puhul muutuvad taimed teineteisele konkurentideks. Eriti keeruliseks teeb see, kui seemned on tumedat värvi ja tumeda pinna peal on raske tuvastada, kui tihedalt nad kuhugi on sattunud. Nii. Ja nüüd, kui meil on seemned külvatud, tuleks panna seemnetele peale kattematerjal. Kattematerjaliks võib kasutada vermikuliiti või siis seda sama substraati, mille peale või mille pinnale siis on seemned külvatud. Kuna tegu on maitsetaimedega, siis me kasutame vermikuliiti ja katame seemnete pealse ala või õigemini seemnete vahelise ala nii, et peale kastmist seemned jäävad paista, et me ei pane siia väga paksult seda kattematerjali. Miks ma kattematerjali panen? Põhjus selleks, et säilitada seemnete ümbruses olevat niiskust ja temperatuuri. Kuna vermikuliit seob endaga hästi niiskust ja säilitab seda, siis hästi õhukese kihina ma seda vermikuliiti siia ka peale raputan. Püüame jagada võimalikult ühtlaselt seda, nii et kogu kasti pind oleks ühtlaselt kaetud. Kui meil oleks teised seemned, näiteks tomatit või paprikat hajuskülvina külvatud, siis seda mullapinda ei tohiks näha jääda. Kattematerjal pandud ja niisutame. Kindlasti on niisutamine külvide puhul ülioluline. Korralik niisutus on eduka külvi alus.
ja kindlasti on vaja külvi juurde siis ka kirjutada etikett. Etiketile tuleb kirjutada külvi kuupäev, liigi nimi ja sort, kui see on olemas. Siit pakendilt vaadates ei ole sordi nime, vaid ongi ainult vürtsbasiilik ehk taimeliigi nimi ja see tähendab, et sordi nime ma juurde lisada ei saa. Nüüd paneme etiketi kenasti kasti ja ongi kastikülv tehtud.